Tere kõigile, me oleme juba päris pikka aega istunud koha peal ja pole üksteisele veel tere öelnud, nii et minu palve on praegu, et me tõuseme kõik püsti. Ja, palun. Ja siis kätleme, ütleme tere nendele, kes seisavad meist paremal pool ja vasakul pool ja taga ja ees. Nii, väga hea, nüüd vähemalt oleme üksteisele tere öelnud. Mina olen siis Darja Saar ja igapäevaselt tegelen sellega, et juhin sihtasutuse Entrum sellist igapäevast külgnemist ja tööd ja lisaks eelmine aasta olin ka Entrum Ida-Virumaa programmi koordinaator. Ja kui nüüd mina enda kohta rääkida, siis mina olen ka Ida-Virumaa inimene. Olen sündinud Sinimäel, see on Vaevere vald, Ida-Virumaa maakond, siis tükk aega 12 või õigemini öeldes 14 aastat elasin tegelikult mujal, Usbekistanis ja seejärel Kasahstanis ja alates aastast 1994 õppisin siis Narva Kreenholmi gümnaasiumis ja paralleelselt tegelesin iluvõimlemisega Paemuru spordikoolis. Nii et Ida-Virumaa kant on mulle hästi kodune piirkond ning alates aastast 2010 siis vastutan programmi Entrum elluviimise eest. Ja siia praegu ma panin sellise tsitaadi selle programmi kogemuste põhjal, mis järeldused me oleme enda jaoks teinud. Meie jaoks Ida-Virumaa noored on Eesti avastamata ressurss. Meie jaoks on nad talendikad, täis särtsu, energiat ning kindlasti juba praegu ning tulevikus on Eesti Vabariigi arengumootoriks ja strateegiliseks ressursiks. Ja miks ma seda kõike räägin? Sellepärast, et minu ettekande pealkiri on Ida-Virumaa noorte inforuum, hingeelu ja ootused. Ja enne kui ma asun selle teema juurde, ma tahaks natukene teha sissejuhatust ja rääkida, mis see Entrum programm on. Tõstke käed need, palun, kes on kuulnud midagi selle programmi kohta. Aitäh! Nii et selline lühike sissejuhatus. Entrum programm on algatatud Eesti suurima ettevõtte Eesti Energia poolt. Alates sellest aastast seda viiakse ellu koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Tegemist on 100% kodumaise programmiga. See on välja töötatud selle eesmärgid ja metoodika Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ettevõtlusõppe edendamise kava põhimõttel olen ettevõtlik. Ja praeguse hetkega sinna programmi, või ütleme nii, see ei ole enam programm, vaid see on pigem võrgustik. Sinna kuulub üle 200 erineva organisatsiooni ja ettevõtliku inimest üle Eesti. Ja nüüd on tekkinud küsimus, et mis on selle programmi missioon või mis on selle võrgustiku missioon. Meie eesmärgiks on edendada Eesti noorte seas sellist eluhoiakut, juhin oma elu ise. Aktiivne eluhoiak, kus inimesel on piisavalt arendatud sellised sotsiaalsed kompetentsid nagu eesmärkide püstitamine, nende saavutamine koostöös teistega ja nii edasi. Ja kuidas see programm tegutseb? Me tegutseme niimoodi, et me roteerume või liigume mööda Eestit. Eelmine aasta me olime Ida-Virumaal, see aasta Lõuna-Eestis ja nii saab olla see ring täis, kui me oleme järgmisel aastal ka Edela-Eestis ja siis tuleme uuesti tagasi Ida-Virumaale. Ja kuidas nende sotsiaalsete kompetentsite arendamine käib, kuidas me teeme noortes selliseid ettevõtlikke inimesi, kes juhivad oma elu ise, eelkõige innustame ehk erinevad tuntud inimesed, sealhulgas ka Entrum programmi patroonid, keda te praegu ekraani peal näete, ja ka inspiratsiooniallikad käivad ja suhtlevad sellises otseses kontaktis noortega ja räägivad oma lood ja oma edulood, et mis punktis nemad alustasid, kuidas nemad liikusid, mis raskusi nad on ületanud ja kus nad praegu on.
Teiseks, kui noored on innustatud, siis me anname nendele vajalikud teadmised ja oskused, et nad saaksid oma selle unelmani jõuda. Ja selleks on sellised koolitus, kus me õpetame neid, kuidas oma ideest vormida projekti ja seda ellu viia ja seda järjekordselt koostöös tehnoloogia, ökomajanduse, sotsiaalse ettevõtluse ja loomemajanduse ettevõtetega ja organisatsioonidega. Ja väga oluline asi, millega me tegeleme, see on tegelikult see, et me loome kontaktid noorte vahel ja nende valdkondade tipptegijate vahel. Et siin on siis mõningad pildid ka noorte kohta, kes eelmine aasta osalesid. Ja nüüd me asume otseselt selle Ida-Virumaa teema juurde. Eelmine aasta programmi sihtgrupiks oli siis Ida-Virumaa noored vanuses 15–17, üldhariduskoolide ja kutsekoolide õpilased 2 erinevast kohalikust omavalitsusest. See on Narva, Vaivere vald, Sillamäe, Toila vald, Jõhvi vald, Kohtla-Nõmme vald, Kohtla-Järve ja Kivili. Kokku programmis osales 644 eesti ja vene emakeelega noort. Ja kogu selle programmi vältel, kui me oleme püüdnud nende ettevõtlikkust või seda aktiivset eluhoiakut arendada, noored ise käivitasid 87 projekti, nad kõik pärinevad nendest valdkondadest, mida ma olen maininud, ökomajandus, sotsiaalne ettevõtlus, loomemajandus, tehnoloogia, need valdkonnad, mis Eesti riigi jaoks on olulised, ja 27 neist jõudis ka finaali. Ja sai autasustatud lõpukaalal käis Toomas Hendrik Ilves, Eesti Vabariigi president ise, ja said siis auhinnad tema käest. Ja mis kõige olulisem on see, et kuidas neid projektid valiti, on nii, et kuidas projektid mõjusid nende sotsiaalsete kompetentside arengule ja teiseks, kuidas nad reaalselt osutasid panuseks Eesti kohaliku ellu ja majandussotsiaalse heaolu arendamisel. Ja siin on mõningad näited nendest projektidest, et Ida-Virumaa noored on siis pannud püsti noorte tööbörsi, vähendavad töökohad noortele, siis pakuvad turismiteenust, on asutanud uuskasutuskeskust, korraldanud rock-festivali noortele bändidele ja on tekkinud terve rida alternatiivse energeetika projekte. Ja meie suureks üllatuseks, kui me hakkasime analüüsima neid tulemusi või see, mis on noortega juhtunud selle aasta jooksul, te ei usu mind, kui ma praegu teile ütlen, et tegelikult selgus, et eneseteostus on väga efektiivne vahend selleks, et tegelikult kaasa aidata ka integratsiooniprotsessidele. Nimelt, et selle aasta jooksul, kui noored pidid olema koos nende prominentsete isikutega, näiteks Helen Sildnaga ja nii edasi, et kui mõni Narva noor tahtis luua oma muusikabändi või korraldada muusikafestivali ja olles silmitsi Helen Sildnaga, kes vene keelt ei räägi, aga samas on selle noore jaoks on kindlasti vaieldamatu väga oluline kontakt, kelle kaudu ta saaks seda tuge oma festivali korraldamisele, siis nendel ei olnud enam seda küsimust, kas ma pean eesti keelt ära õppima. Kindlasti pean, sest muidu ma ei saa seda oma vajalikku ressurssi või seda kontakti selleks, et ennast teostada, et teha oma asja valmis. Ja see ei ole ainult ühesuunaline tee, et tegelikult kui me vaatame seda koosseisu, kes selles programmis osalesid, siis seal oli, nii nagu ma ütlesin teile, nii eesti kui ka vene emakeelega noori. Ja siis eesti emakeelega noored programmi lõpuks ütlesid nii, et nüüd peaks vene keelt ära õppima, sest muidu me ei saa aru, mis nad räägivad. Me tahaksime otse nendega suhelda, sest kogu programm käis sünkroontõlkega, tõlkijatega ja uskuge mind, et see on küll alguses väga mugav, aga lõpuks, kui sa hakkad otse inimestega rääkima, siis tihtipeale on see tõlge on pigem takistuseks. Nii et see keele õppimise küsimus on tegelikult lahendatakse väga kergesti, kui inimesed on käimas koos ja tegemas midagi koos. Siis kõige parem võib olla võrrelda seda inforuumi, mis inforuumis on siis Ida-Virumaa noored on sotsiaalvõrgustike kaudu. Et võib-olla meie täiskasvanute jaoks igasugused need TV ja muud sellised klassikalised vormid, et nende puhul pigem peaks küsima, et mis sotsiaalvõrgustikus sa oled. Ja kui te tahate oma info viia Ida-Virumaa noorteni, siis pigem kasutage sellist sotsiaalvõrgustikku nagu Vkontakte. Isegi Odnaklasniki ei ole enam nende seas popp.
Ja siis samamoodi, et mida nad loevad, siis pigem loevad Vene Delfid ja natukene pehmema erinevusega on siis Põhjarannik ja Severное побережье seal koha peal. Ja siis tahaksin mainida sellist pseudo-vene fenomeeni, et meile tundub, et vene noored on siis peamiselt Venemaa inforuumis, see on puht näiliselt, miks? Nendele küll meeldib vaadata igasugust meelelahutuslikke programme seal koha peal. Jah, nad võib olla natuke parema kvaliteediga ja võib olla natuke meelelahutuslikumad ja sellised glamuursemad ja nii edasi, aga samas selle alusel teha järelduse, et nüüd siin elavad vene emakeelega noored on meil osalemas ka Venemaa riigi ülesehitamisel või kuidagi aktiivsemalt seal kaasa löömas, see on viga, nemad on tarbijad, nemad ei loo midagi seal selle Vene inforuumile. Nii, nüüd Ida-Virumaa noorte hingeelu. Siin on 2 olulist märksõna, eneseteostus ja enesetõestamine. Järjekordselt tulen tagasi pseudo-vene fenomeni juurde, et tegelikult nemad tunnevad ennast välismaalastena nii siin Eestis kui ka Venemaal, nad on igal pool välismaalased. Nad ei tunne, neil ei ole seda kodumaa tunnet ega siin ega seal, mitte kuskil. Ja siis vahepeal nad ütlevad, et nad on idavirumaalased ja see on ainuke variant, mis jääb antud olukorras. Siis mida ütlevad noored, et nad tahavad siit kohe lahkuda, kui selline võimalus avaneb. Kohe, lõpetan kooli, lähen siit minema. Nimetatakse peamise põhjus, mul ei ole vaba aja veetmise võimaluse, arvaski selle sihtgrupiga. See sihtgrupp on selline, mis saab ennast väljendada selle vaba aja veetmise kaudu. Tegelikult neil ei ole võimaluse eneseteostuseks. Nad ei näe sind ennast kuidagi teostamas. Ja miks? Sellepärast, et nendel on kehastunud see alaväärsuse kompleks, et kõik need etteheited ja süüdistused, mis on esitatud nende vanematele, tegelikult need on mõjud just nimelt noortele. Et Ida-Virumaa noortel on hästi suur alaväärsuse kompleks. Nemad tunnevad, et nemad on süüdi kõikides nendes probleemides, mis Eesti riigil on. Ja siit ka järgmine tulemus, et nii nagu ma rääkisin, et osa püüab pidevalt raabeleda, midagi tõestada ja et mina olen normaalne inimene, et ma saan olla Eesti riigi osa ja ma olen väärt olema Eesti kodanik. Ja aega on mul vist enam midagi jäänud, aga ma ikkagi ütlen, et mis on Ida-Virumaa noorte ootused. Samad ootused, mis ka Eesti, ütleme nii, ülejäänutel Eesti noortel, eneseteostuse võimalused ja võimalus panustada Eesti majanduse sotsiaalse elu arengusse ja tunda ennast hästi väärtuslikuna Eesti liikmena. Ja mõned tähelepanekud, mõned soovitused selle programmi baasil põhimõtteliselt, et muudame oma hoiakud. Eelkõige me peame aru saama, et Ida-Virumaa noored on tegelikult Eesti strateegiline ressurss, nad on energilised ja seda energiat ei ole mitte kuskil rakendatud, kuigi neid peaks täiega ära kasutama, kogu seda energiat ja potentsiaali ja säärtsust ja nii edasi ja ka vene keele oskust. Et see ei ole ka mitte kuidagi ära kasutatud kas Venemaaga suhete parandamiseks. Ja siis metoodilised, et palun ärge enam riputage neid plakatid värviliste keeltega. Uskuge mind, see ei mõju mitte kuidagi, mitte kellegile. Et pigem andke finantsilist toetust nendele ennast tõestanud üle-eestilistele algatustele nagu PÖF, Just festivalid, Tallinn Music Week, Rabarock, Eesti otsib superstaari ja ajajaht. Et nad on tõesti väga väärt asjad, mida Ida-Virumaa noortele ja teiste noortele tutvustada nendele arusaadavas keeles. Et siin osas ma ütlen, et see on turunduslik probleem, et elades 21. sajandis kasutagem ka kaasaegsed turundusmeetodid. Et kui me tahame tekitada seal Ida-Virumaa noortes seda hoiakut, ja see on minu kodumaa ja ma tahan selle eest hoolitseda, ma tahan selle liige olla, siis peab seda esmast kommunikatsiooni pakkuma emakeeles. Kui ta saab aru, et tõesti Eesti riik on nii lahe, siin on nii lahe elada, siis ta õpib selle keele hästi kiiresti ära. Ja siis rääkida sellest nendest mõistetes, et näiteks mina tunnen ennast Eesti maalasena, olles 1/4 Eesti verd, 1/4 Poola verd ja 2/4 Vene verd, siis mina ütlen seda, et mina olen eestimaalane, kes väga hoolitseb Eestimaa eest ja tahab, et meil läheks hästi.
Nii et siit saab neid täiendavaid informatsiooni hankida ja nüüd oli ette nähtud video, aga ma kardan, et see jääb ära, kuna minu aeg on otsas. Aitäh teile!